luua eeldusi selleks, et kuskil see pealetung läbi viia. Ja teine võib-olla oluline element on siin, et üritavad siis Venemaa väejuhatust viia nagu segadusse selles osas, et kust see suur pealetung siis lõpuks tuleb. Kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul peaks ukrainlastel praegu olemas olema lääne päritolu sõjavarustus vastu pealetungi alustamiseks. Kas ja kuidas see täpselt käiku läheb, on vara öelda. Ukrainlastel on lääne päritolu kaudtulevahendeid, tal on lääne päritolu tanke, soomukeid, mida täna kasutada vastu pealetungis või järgmistel päevadel. See, mis saama hakkab, me näeme järgmiste nädalate jooksul. Järgmistest päevadest ei maksa mingeid järeldusi teha. Hea tulemus on see, kui sügiseks on terve Ukraina territoorium ukrainlaste käest tagasi. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Josep Borrelli sõnul on praegu palju viiteid, et Kahhovka pais purustati lõhkeainega turbiinide juures. Seda piirkonda kontrollib Venemaa, lisas Borrell. Vee all on 600 ruutkilomeetrit. Hersoni oblastis vähenes ülujutus öösel 20 sentimeetri võrra. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on enam kui 40 asulas elu katkenud ja sadade tuhandete inimeste juurdepääs joogiveele on piiratud. Ukraina siseministeeriumi andmeil on üleujutustest surma saanud ja kadunuks jäänud 13 inimest. Venemaa teatas 8 hukkunust okupeeritud vasakaldal. Odessas on rand kaetud prahi ja miinidega, mille on tulvavesi kohale toonud. Venemaa lõunapoolses linnas Voronežis sai 3 inimest vigastada, kui ründedroon tabas kortermaja. Kohaliku kuberneri sõnul anti vigastatud inimestele arstiabi koha peal ja nad keeldusid haiglasse minemast. See on esimest korda, kui rünnak tabas Voroneži, mis asub Ukraina piirist umbes 200 kilomeetri kaugusel. Kiiev ei ole juhtunud kommenteerinud. Island otsustas alates 1. augustist sulgeda oma saatkonna Venemaal. Islandi välisministeerium teatas, et kuna suhted Venemaaga olid kõigi aegade madalamal tasemel, siis ei olnud saatkonna tegevuste säilitamine enam õigustatud. Samas rõhutas Island, et otsus ei tähenda diplomaatiliste suhete katkestamist. Lisaks kutsus Island välja Venemaa suursaadiku ja soovitas diplomaatilise esindatuse taset Reykjavikis langetada. USA riiklikud vandekohtunikud esitasid endisele presidendile Donald Trumpile süüdistuse salastatud valitsusdokumentide ebaseaduslikus hoiustamises. Trump teatas, et ta peab teisipäeval ilmuma Miami föderaalkohtusse. Justiitsministeerium ei ole juhtunut veel kommenteerinud. USA meediaandmetel süüdistatakse endist presidenti Donald Trumpi riikliku kaitseinformatsiooni ebaseaduslikus hoiustamises, õigusemõistmise takistamises ja vandenõus. Where does the Espionage Act kick in? Because even if you originally lawfully have certain government documents, you can't retain those documents under certain circumstances and or disseminate those documents under. These are very serious charges, and they're also the kind of charges that if the federal prosecutors and the Department of Justice are bringing them, as they clearly now are likely to be particularly easy to prove. Trumpil esitatud süüdistus on seotud salastatud valitsusdokumentide hoiustamisega tema Florida kodus. Möödunud aasta augustis toimunud föderaalse juurdlusbüroo läbiotsimise käigus leiti Mar-a-Lago kuurordist rohkem kui 300 dokumenti, millest 60 olid ülisalajase märkega. Justiitsministeerium ei ole veel süüdistuse esitamist kinnitanud. Avalikkusele andis sellest sotsiaalmeedias teada Trump ise. This has been going on for 7 years. They can't stop because it's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man. Trump peab teisipäeval ilmuma Miami föderaalkohtusse, kus talle loetakse süüdistus ette. See on endise presidendi jaoks juba teine suur õigusmure. Aprillis esitati talle New Yorgi kohtus süüdistus äridokumentide võltsimises. Trumpi 2024. aasta presidendi kampaania on aga liikunud edasi täistuuridel. His supporters rallied around him after those New York charges. It will be interesting to see what not only his supporters, but his fellow Republicans in Congress and his fellow Republican candidates for the presidency have to say about this in the coming days. Esindajate koja vabariiklasest liider Kevin McCarthy kirjutas Twitteris, et süüdistus on mõistuse vastane ja ta seisab kindlalt Trumpiga ebaõigluse vastu. Sarnase sõnumi edastasid ka paljud teised
senaator Marco Rubio ja esindajate vastane ja ta seisab kindlalt Trumpiga ebaõigluse vastu. Sarnase sõnumi edastasid ka paljud teised vabariiklased, sealhulgas senaator Marco Rubio ja esindajatekoja liige Jim Jordan. Euroopa Liidu riikide vahel kokku lepitud rändeleppe alusel saaks tulevikus Eestisse ümber sealhulgas senaator Mark Twitteris, et süüdistus on mõistuse vastane ja ta seisab kindlalt Trumpiga ebaõigluse vastu. Sarnase sõnumi edastasid ka paljud teised vabariiklased, sealhulgas senaator Marco Rubio ja esindajatekoja liige Jim Jordan. Ja ta seisab kindlalt Trumpiga ebaõigluse vastu. Sarnase sõnumi edastasid ka paljud teised vabariiklased, sealhulgas senaator Marco Rubio ja esindajatekoja liige Jim Jordan. Euroopa Liidu riikide vahel kokku lepitud rändeleppe alusel saaks tulevikus Eestisse ümber paigutada kuni 79 inimest aastas. Sellest kohustusest võib ka loobuda, makstes rändega hädas olevale riigile 20 000 eurot inimese kohta. Eile saavutatud kokkulepe oli suur samm Euroopa Liidu riikide jaoks, ent see on alles pool rehkendust. Nüüd tuleb neil alustada läbirääkimisi ka Euroopa Parlamendiga, et rändeleppe lõpptekst paika panna. We have found a compromise that ensures fast, fair and efficient procedures for applicants that are most likely not in need of international protection, while at the same time ensuring that this task is not overburdening to the member states at the external borders. Seega peaks üle Euroopa Liidu piiride tulevate inimeste varjupaigataotluste hindamine toimuma senisest kiiremini. Samuti lepiti kokku, et kohustusliku solidaarsuse korras peaksid Euroopa Liidu riigid ümber jaotama 30 000 illegaalselt Euroopa Liidu välispiiri ületanud migranti, sõltumata sellest, kas nad saavad rahvusvahelist kaitset või mitte. Eesti puhul tähendaks see kuni 79 inimest, aga seda saaks asendada ka 20 000 euro suuruse abiga inimese kohta hädas olevale riigile või muu tehnilise toega. Meie jaoks on oluline, et kui tulevikus on suured ränded Euroopasse, et siis Eestil on võimalik ühte, teist või kolmandat moodi aidata, et meil ei ole kohustust kohe neid põgenikke ümber paigutada endale. Selle arvu alla ei läheks Eestis ajutise kaitse saanud ukrainlased, ent neid võidakse tulevikus rändeolukorra hindamisel arvesse võtta. Eile sõlmitud kokkuleppele hääletasid vastu Poola ja Ungari, ent rändeküsimustes otsuse tegemiseks polegi vaja riikide ühehäälset otsust. Nüüd tuleb neil läbirääkimised Euroopa Parlamendiga lõpetada 2024. aasta aprilliks. I'm not afraid of the trialogues. It's not the first time we have trialogues where the Council and Parliament are to have very different starting positions. I have concluded, been part of concluding very, very difficult trialogues when this has been the case. So I'm convinced that we can do it also this time. Päev pärast rünnakut Prantsusmaal Annecy linnas on 2 last haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisus. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtus ohvrite vanematega haiglas. 31-aastane Süüriast pärit ründaja haavas eile 4 last ja 2 täiskasvanut. 1 täiskasvanu seisund on eluohtlik. Ründaja motiivide kohta täpsemat infot pole, kuid varasemalt on Prantsusmaa keeldunud Rootsist legaalselt saabunud mehe asüülitaotlust rahuldamast. Prantsusmaa avalikkus on toimunud šokis ja inimesed toovad rünnaku paika lilli ja küünlaid. En plus, oui, le parc là-bas, on y va tout le temps. Et puis, ça fait bizarre de se dire que le gars, il traînait dans le parc depuis longtemps et que il aurait pu frapper à n'importe quel moment et on aurait pu y être au moment où ça s'est passé du coup. Et ça fait peur parce que on aurait pu y être. Rumeenia pealinnas Bukarestis tuli valitsushoonete ette üle 12 000 õpetaja, kes jätkavad streiki palgaläbirääkimiste ajal. Valitsuse esindajad tegid ametiühingutele uue kompromissettepaneku, milles lubatakse järgmiseks aastaks palgatõusu. Varasemad ettepanekud on ametiühingud tagasi lükanud. Rumeenia õpetajad on streikinud alates 22. maist. Lühiajalisi tööseisakuid nende toetuseks on lubanud korraldada ka tervishoiu- ja raudteetöötajad. Eesti keelab täiendavalt sisenemise 58 Venemaa kodanikule, sealhulgas õigeusu kiriku juhile patriarh Kirillile. Välisminister Margus Tsahkna kehtestas täna uuesti Magnitski nimekirja, mille hulgas on ka 9 inimõiguste eest võitleva Vladimir Karamurza tagakiusajat ja vangistajat.
Tsahkna sõnul kehtestati sissesõidukeeld neile inimestele, kes on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes või aidanud inimõiguste rikkumisele kaasa. Patriarh Kirill on Vladimir Putini ideoloogia üks suuremaid kandjaid ja jagajaid, ütles välisminister. Ta on õigustanud ja õhutanud sõda Ukraina vastu. Eesti-Läti uuendatud elektriühenduse 2 kõrgepingeliinist läks esimene tänasest töösse. Balti riikide elektrivõrgu eraldamiseks Venemaast ja liitumiseks Mandri-Euroopa võrguga on jäänud rajada veel viimane liin. Kliimaministri hinnangul valmib kogu projekt õigeaegselt. Juba 15 aastat kestnud projekti käigus on nüüd selle elektriliini valmimisega Eesti energiajulgeolek ja sõltumatus tänaseks juba peaaegu tagatud. Väga paljud asjad on saanud siin viimase 14 kuu jooksul peale Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina suhtes ära veel täiendavalt teha, nii et ma arvan, et kui Venemaa oleks tahtnud midagi teha energeetiliselt meie vastu, siis see kõige siiski nõrgem hetk oli pigem eelmisel talvel. Järgmine talv on kindlasti oluliselt suurem varustuskindlus juba tarbijatel ja oluliselt väiksemad riskid selleks, et hoida tuled põlemas ja kodud soojad siin Eestis. Algselt oli Balti riikidel kavas Vene elektrivõrgus täielikult eralduda 2025. aasta lõpuks, kuid hiljuti leppisid 3 riigi peaministrid kokku, et lahkumist tuleb kiirendada. Kliimaminister Kristen Michali sõnul on kõik tööd graafikus. Ütleme nii, et energeetikas ikkagi see, mida Venemaa Ukrainas toimetab, on ikkagi julgeoleku küsimus, mis tähendab seda, et uute ühenduste loomine ja sellise oma sageduse hoidmine, oma võimsuste loomine on hädavajalik. Nii et me saame hakkama, me oleme graafikus ja kõik tööd liiguvad praegu plaanipäraselt. Taavi Veskimägi sõnas, et kogu projekti Eesti osa maksab 350 miljonit eurot. Tarbijate rahakotti see aga ei mõjuta. Minu jaoks on hästi oluline ka öelda, et kuigi ta maksab 350 miljonit, tarbijale see täiendavat võrgutasu tõusu kaasa ei too, et me need investeeringud oleme teinud. Sünkroniseerimise projekti kuulub veel ka teine, 1 liinist koosnev ühendus, mille uuendamine on samuti alanud. Lääne-Virumaal Rabasaares avati Kaitseväe 3. kõige suurem linnavõitluslinnak, kus saab harjutada nii objektide vallutamist kui ka kaitsmist. Kunagises turbatööstuskülas Rabasaares elas tippajal 600 hinge, kuid viimane elanik kolis sealt ära 2020. aastal. Kuna mahajäetud küla asub keskpolügoonile sobivas kauguses, hakati eelmisel aastal rajama sinna riigi kaitseinvesteeringute keskuse eestvedamisel linnavõitluslinnakut. Keerukaks tegi see alanud Ukraina sõda, mis tegelikult väga suuri tarneraskusi põhjustas meile ja samamoodi ka tööjõud, et mis on salata, et ehitajatel on ukrainlasi väga palju, kes käivad ehitamas ja sellel perioodil lihtsalt ei olnud saada neid. 7 linnavõitlushoonet on ehitatud erineva suurusega. Kõik need hooned on täiesti erineva konstruktsiooniga, osad on justkui tehase hooned, osad on justkui elumajad. Siin saab teha ka, nagu nägite demo käigus, ka isegi hoones sisenemist päris lõhkeainega, konstruktsioon ongi nii mõeldud. Hoone konstruktsioonid sees on muudetavad, ehk siis kui see läheb liiga ükstuiseks mingil üksusele, saab hoone sisekonstruktsiooni seest ära muuta, siis teeb selle, see muudab pildi kohe totaalselt. Õppuste vahelisel ajal on Rabasaare avatud kõikidele soovijatele. Huvilistel on võimalik saada küla põneva ajaloo kohta teavet infotahvlitelt. Kui te siia uudistama tulete, et peate olema valmis selleks, et meil on siin videovalve ja palun käituge hea peremehelikult. Et hoonetesse, uutesse hoonetesse ja ka vanadesse hoonetesse sisse ei saa minna, aga Rabassaare kui küla saab ikkagi edasi vaadata. Linnavõitlushoonete ning infrastruktuuri, sealhulgas keskpolügoonilt Rabasaarde ehitatud otsetee ja Soodlajõge ületava silla rajamine läks maksma ligemale 5 miljonit eurot. Tallinnas Vabamuuseumis avatud uus püsinäitus niisugustest LGBT aktivismini viib külastaja heliteekonnale aega, mil hakati taas teadvustama homoseksuaalsust. Meelepanekul keskendutakse Eesti seksuaalvähemuste ajaloole. Vabamu muuseum annab läbi 8 eksponaadi LGBT kogukonda kuuluvale inimesele kinnitust, et ta ei pea tundma ennast üksikuna. Siin on lugusid abielust, nii kokkuleppe abieludest, nii õnnetutest abieludest kui ka õnnelikest abieludest ja me püüame siin ka sõnastada, et miks on tarvis võrdseid õiguseid. Põltsami sõnul räägib näitus niisugustest LGBT aktivismini 20. sajandi lood seksuaal- ja soovähemustest Eestis Nõukogude ajal unustatud teadmisest.
sellest, et LGBT inimesed on alati olemas olnud. Nad on osa ühiskonnast ning neid on ka ajaloos väga hästi aktsepteeritud. Ettekujutus, et homoseksuaalsus on uus või et seda varasti ei olnud või et neid õiguseid ei ole vaja või et igasugused sellised vastalised sõnumid, et need tegelikult need on sisse toodud. See ei ole kohalik mingi traditsioon. Näitus eelviimane lugu, mis räägib konverentsist Seksuaalvähemused ja ühiskond, pärineb 90-ndatest. Siis hakkas Nõukogude Liidus levima AIDS. Põltsami sõnul on see lugu väga eriline, kuna sel ajal hakkas meedia rääkima haiguse kõrval homoseksuaalsusest neutraalselt ja positiivselt. Siin on ka üks lugu Liiu Kotterilt, Meie sedasi, mis annab väga hea ülevaate üldse, mis tol hetkel aastal 89 siis juba nagu jutuks oli või teemaks oli, mis allikaid oli võimalik kasutada selle jaoks, et saada homoseksuaalsusest informeeritud, teaduspõhist arusaadavat infot. Tallinnas Telliskivi loomelinnakus saab juba 3. korda teoks kaasaegse kunstifestival Ma ei saa aru. Kui eelmistel aastatel keskenduti tänavakunsti ja skulptuuri mõtestamisele, siis seekord on keskmes helikunst. Festivalil saab helisid kogeda ja puudutada, neid esile kutsuda, liikuma panna ja kuulata. Helidesse saab suhtuda nii mänguliselt kui ka teaduslikult. Esimene kontsert algab täna kell 10, programm jätkub homme näituste, vestlusringide, skautimise, helimöllu ja töötubadega. On täiesti normaalne, kui on tunne, et ei saa aru, sest et kõigest ei puuduta ainult kaasaegset kunsti, ei saagi aru saada või saab mitmeti aru saada. Seda me ka festivaliga üritame siin järjepidevalt ja erinevat viisi öelda ja omalt poolt siis ka neid lahendusi pakkuda, aga jah, just pigem see suhtumise küsimus. Ta seisab kindlalt Trumpiga ebaõigusega. Üritame siin on täiesti normaalne, kui on tunne, et ei saa aru, sest et kõigest ei puuduta ainult kaasaegset kunsti, ei saagi aru saada või saab mitmeti aru saada. Seda me ka festivaliga üritame siin järjepidevalt ja erinevat viisi öelda ja omalt poolt siis ka neid lahendusi pakkuda, aga jah, just pigem see suhtumise küsimus. Võib endale julgelt otsa vaadata ja öelda, et ma ei saa aru, aga tuleks olla siis avatud ja uudishimulik, et sealt maalt edasi minna. Kirsi Kajamäe ja Novikov räägib nüüd lähipäevad ilmast. Tere õhtust! Suve saabumine tähendab ka puhkuste algust. Pikad ja valged õhtud meelitavad ikka ringi rändama ja soojast ilmast rõõmu tundma. Kuid metsateedel sõites tasub siiski valvas ja tähelepanelik olla, sest liikvel on ka meie metsaloomad. Homme jääb Põhjamaid mõjutama jaheda õhumassiga kõrgrõhkkond, mille kese koondub Soome lõunaosa kohale. Läänemere maades püsib valdavalt sajuta ilm, vaid Norra keskosas võib päeval mõnel pool vihma rabistada. Kuna öö tuleb pilvitu, jahtub õhk kiiresti ning Eestis võib maapinnal temperatuur ka paiguti kraad -poolele langeda. Päeval püsib meiega jahedapoolne ilm. Pühapäevaks liigub kõrgrõhkkond juba Eesti lähedale. Päev tuleb sajuta ning enamasti selge. Öötundidel võib mõnel pool ikka nõrka öökülma olla, kuid päeval tõusevad temperatuuri maksimumid mitmel pool 20 kraadini. Ja eelolev öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde põhjatuul, saartel idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, rannikul kuni 12, kuid maapinnal kohati veel 0 kraadi ümber. Laupäeva hommik tuleb selge, mõnel pool vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhusooja on 9-14 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis selge vähese pilvisusega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetri näit jääb 14 ja 20 kraadi vahele. Õhtul on
taevas valdavalt pilvitu, puhub põhjakaare tuul 3–9 meetrit sekundis. Kõrgrõhkkond juba Eesti lähedale. Päev tuleb sajuta ning enamasti selge. Öötundidel võib mõnel pool ikka nõrka öökülma olla, kuid päeval tõusevad temperatuuri maksimumid mitmel pool 20 kraadini. Ja eelolev öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde ja põhjatuul, saartel idakaare tuul 2–7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2–7, rannikul kuni 12, kuid maapinnal kohati veel 0 kraadi ümber. Laupäeva hommik tuleb selge, mõnel pool vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub ida- ja kirdetuul 2–8 meetrit sekundis. Õhusooja on 9–14 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis selge ja vähese pilvisusega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul 3–8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetri näit jääb 14 ja 20 kraadi vahele. Õhtul on taevas valdavalt pilvitu, puhub põhjakaare tuul 3–9 meetrit sekundis ning plusskraade on termomeetril 12–17. Ja järgneval päevil jõuab Eestisse juba tõeliselt suvine ja kuiv ilm. Taevas on pilvitu, lastes päikesel särada ja temperatuuridel tõusta. Pühapäeval on sooja keskmiselt 19, esmaspäeval 21, teisipäeval 24 ning kolmapäeval juba 25 kraadi. Vaid rannikuladel jääb temperatuur veel kohati alla 20 kraadi. Öötundidel õhk küll tublisti jahtub, kuid üldiselt on temperatuuri näidud siiski tõusuteel. Kui ööl vastu pühapäeva on termomeetril keskmiselt 4, siis ööl vastu kolmapäeva juba 10 kraadi sooja. Kui tuleval nädalavahetusel õhusoe veel rannailma mõõtu välja ei anna, siis järgmisel ehk juba küll. Ilusat õhtut! Aitäh! Eesti Sõjamuuseum saab lähiajal uue eksponaadi. Kaitseliit kingib muuseumile paarkümmend aastat nende hoole all olnud president Lennart Meri ametiauto. Teadaolevalt on Lennart Meri ainus president, kes sõitis kasutatud autoga. Oma esimese sõidu presidendina tegi Lennart Meri 1992. aasta sügisel Tšaikaga. Aga kuna Merile Nõukogude masinad ei meeldinud, siis juba 2 päeva hiljem sai presidendi ametiautoks Rootsi riigi poolt kingitud Volvo. Aastapäevad hiljem sai president endale seni Tallinna hotellide juhi käsutuses olnud Mercedese. Eks Volvogi oli toona ju uus ja moodne ja läänelik masin, aga võib-olla siis kandnud päris seda rolli välja. Presidendile see S-klassi Mercedes kindlasti oli sobivam ainuks selle tõttu, et oli suurem, uhkem, võimsam, soliidsem. Korolli sõnul polnud tegu Mercedese tippmudeliga, vaid sellest 2 korda odavama baasmudeliga. Ainus täiendus autos oli lugemislamp tagaistme juures. Sellegi poolest on omal ajal seda sõidukit võrreldud tankiga. See S-klassi Mercedes oli tõesti suur ja raske ja siuke kolakas, et siukene hüüdnimi tank. Aga see kuulikindlus, see legend tuleneb sellest ilmselt, et sellel autol olid topeltklaasid. Lihtsalt topeltklaasid selle jaoks, et autos oleks vähem müra. Kui 1997. aastal sooviti Merile soetada uut ametiautot, siis polnud president sellega nõus ja sõitis Mercedesega oma ametiaja lõpuni. 8 aastaga läbis masin 300 000 kilomeetrit. 2002. aastal kingiti auto Kaitseliidule, kes nüüd on otsustanud sellest loobuda. Ja selle auto koht on tegelikult seal, kus on Eesti ajalugu. Ehk siis muuseumis ja tänavapildis oleks temast meile vähem kasu, kui museaalina ta näitab ikkagi ajalugu, ta tutvustab ka Kaitseliitu, sest tal on stendid juures. No, paljudel inimestel tekib küsimus, et miks pärast peaks olema presidendi ametiauto sõjamuuseumis, kus teil on tankid, soomustransportöörid ja muu militaartehnika? No sellel võiks vastata, et võiks olla mõni ilus ja läikiv asi ka sellistele karmile tehnikale lisaks. Aga Lennart Meri oli ju riigikaitse kõrgem juht ja täitis seda rolli väga suure kirega. Kui must Mercedes oli 30 aastat tagasi Eestis haruldane, siis veelgi erilisema autoga sõitis president Konstantin Päts. Pakardi limusiine valmistati 500, ühega neist sõidutati presidendi külalisi. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Oleme maas, et tuleb arendusega veel vaevane. Eks järgmine ongi vähe keeruline. Eelmiste Euroopa meistri. Hinnangul valmib kogu projekt õigeaegselt. Juba 15 aastat kestnud projekti käigus on nüüd selle elektriliini valmimisega Eesti energiajulgeolek ja sõltumatus tänaseks juba peaaegu tagatud. Väga paljud asjad on saanud siin viimase 14 kuu jooksul peale Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina suhtes ära veel täiendavalt teha. On saanud siin viimase 14 kuu jooksul peale
Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina suhtes ära veel täiendavalt teha, nii et ma arvan, et kui Venemaa oleks tahtnud midagi teha energeetiliselt meie vastu. Kas Paide vastu tehakse? Ja mille jaoks Eesti annab 1 000 000 eurot. Saadavat infot. Päevad ilmast. Sellest 2 korda odavama juhi käsutuses olnud Mercedese. Eks Volvogi oli toona ju uus ja moodne ja läänelik masin, aga võib-olla siis kandnud päris seda rolli välja. Volvogi oli toona ju uus ja moodne ja läänelik masin, aga võib-olla siis kandnud päris seda rolli välja. Presidendile see S-klassi Mercedes kindlasti oli sobivam ainuks selle tõttu, et oli suurem, uhkem, võimsam, soliidsem. Korolli sõnul polnud tegu Mercedese tippmudeliga, vaid sellest 2 korda odavama baasmudeliga. Ainus täiendus autos oli lugemislamp tagaistme juures. Sellegi poolest on omal ajal seda sõidukit võrreldud tankiga. See S-klassi Mercedes oli tõesti suur ja raske ja siuke kolakas, et siukene hüüdnimi tank. Aga see kuulikindlus, see legend tuleneb sellest ilmselt, et sellel autol olid topeltklaasid. Lihtsalt topeltklaasid selle jaoks, et autos oleks vähem müra. Kui 1997. aastal sooviti Merile soetada uut ametiautot, siis polnud president sellega nõus ja sõitis Mercedesega oma ametiaja lõpuni. 8 aastaga läbis masin 300 000 kilomeetrit. 2002. aastal kingiti auto Kaitseliidule, kes nüüd on otsustanud sellest loobuda. Ja selle auto koht on tegelikult seal, kus on Eesti ajalugu. Ehk siis muuseumis ja tänavapildis oleks temast meile vähem kasu, kui museaalina ta näitab ikkagi ajalugu, ta tutvustab ka Kaitseliitu, sest tal on stendid juures. No paljudel inimestel tekib küsimus, et miks pärast peaks olema presidendi ametiauto sõjamuuseumis, kus teil on tankid, soomustransportöörid ja muu militaartehnika? No sellel võiks vastata, et võiks olla mõni ilus ja läikiv asi ka sellistele karmile tehnikale lisaks, aga Lennart Meri oli ju riigikaitse kõrgem juht ja täitis seda rolli väga suure kirega. Kui must Mercedes oli 30 aastat tagasi Eestis haruldane, siis veelgi erilisema autoga sõitis president Konstantin Päts. Pakardi limusiine valmistati 500, ühega neist sõidutati presidendi külalisi. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi Pakardi limusiine valmistati 500, ühega neist sõidutati presidendi külalisi. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Tänaseks kõik, kena nädala lõppu. aastat tagasi Eestis haruldane, siis veelgi erilisema autoga sõitis president Konstantin Päts. Pakardi limusiine valmistati 500, ühega neist sõidutati presidendi külalisi. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Sõidutati presidendi külalisi. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Tänaseks kõik, kena nädala lõppu. Pätsi auto sattus sõja ajal Moskvasse, kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Tänaseks kõik, kena nädala lõppu teile kõigile. Kuid toodi Eestisse tagasi. Oma viimased sõidud enne tükkideks lõikamist tegi see Tootsi turbatööstuses. Tänaseks kõik, kena nädala lõppu teile kõigile.